Tervist! Ja tagasi, et ütleks, et see, mis nüüd juhtus või see väikene nii-öelda eilne puudumine läheb tegelikult tänase teemaga ülihästi kokku. Et täna on fookus aja planeerimisel ja sellel, kuidas siis tegelikult iseennast juhtides me tegeleme kogu aeg ka selle ajafaktoriga. Ja see ajafaktor tegelikult ju võtab meie jaoks kokku kõik meie elus olulise. Ehk meil peab siia aega, mis meil kõigil on, mahtuma ära kõik see, mida me tahame teha, mida me tahame kogeda, kuhu me tahame jõuda. Ehk tegelikult võiks öelda, et meie eilne ja üleeilne teema on need, mis on meil täna siin ka kaasas. Võiks öelda, et ettevõtluses on aeg justkui meie kõige väärtuslikum ressurss. Ressursse on ju muidugi veel, on raha, inimesed ja nii edasi, kuid aeg on midagi, mida me ei saa taas toota või tagasi teenida, luua, mida iganes. Teiste puhul me saame kuidagi neid ikkagi juurde tekitada. Ja kui aeg on kadunud, siis see tegelikult on justkui jäädavalt kadunud. Seega meid aitab see, kui me oleme teadlikud oma aja suhtes ja kui me oleme teadlikud selles osas, kuhu me siis päriselt jõuda tahame. Aja planeerimine ja enesejuhtimine on tegelikult ju hästi seotud asjad. Paljud ütlevad, et sa ei saa aega juhtida, et sa saad ennast juhtida ajas, mis tegelikult on ju õige, et me valime, me teeme valikuid, kuidas me oma aega jaotame, milliste tegevuste, milliste inimeste, milliste prioriteetide vahel. Ja sinu selline aja planeerimine, see võib olla väga hästi teostatud ja see võib olla, et see on kuidagi nii-öelda puudulik või kehvasti teostatud ja sa ei ole selle tõttu rahul olukorraga. Ja mis see on, mis tegelikult võib meile anda ilminguid selle kohta, et me saaksime oma elu paremini korraldada või et me saaksime oma aega paremini sisustada või juhtida siis. Kas sinu elu iseloomustab pidev kiirustamine ja stress? Kui sul asjad kuhjuvad, kui tähtajad muudkui lähenevad, siis on hästi kiire, hästi palju on selliseid tulekahjusid, sa oled alati kuhugi hiljaks jäämas. Kui jah, siis võiks üle vaadata, kuidas sa iseennast ja aega juhid. Kas sind ja sinu elu ja sinu kogemust iseloomustab väsimus ja ülekoormatus? Kas sa tunned, et sa oled väsinud pidevalt? Sul on nii palju teha, kanda, su to-do list on lõputu. Sa töötad palju ja võib-olla märkad, et tihtipeale selle suure töö ja koorma all lõpuks ikkagi ei ole neid tulemusi, mis sa päriselt saada tahad. Ehk suur osa ajast kulub justkui sellistele ebaproduktiivsetele tegevustele või sellele, mis ei vii sind päris sinna, kuhu sa minna tahad. Ja siis sa tunnedki seda väsimust ja ülekoormatust. Kui jah, kui see on sinu reaalsus, siis jällegi peaks vaatama korraks otsa sellele teemale sügavamalt. Kas sa lükkad tähtsaid asju edasi? Need võivad olla suured ja olulised asjad, mis võib-olla on natukene ebamugavad. Ja kas sa siis annad endale selliseid väikseid kõrvalepõikeid, kas või ongi see, et sa võtad selle tähtsa asja asemel pigem ette oma emailid või sa
lähed ja kujundad hoopis mingisugust postitust või teed midagi muud selle asemel, et tegeleda tegevusega, mis tegelikult viiks edasi, oleks tähtis, aga see on natuke ebamugav. Et kas sa kasutad mingeid tegevusi selleks, et leida endale justkui põhjendusi, et seda on vaja ka teha? Kui jah, siis ka siis peaks tegelema aja planeerimise teemaga. Ehk tegelikult, kui me planeerime oma aega, oma elu, oma päeva, kuud targalt, siis me saame palju vähema ajaga palju rohkem tehtud. Ja samas, mis on kõige olulisem, me väldime selle teadlikkusega läbipõlemist. Läbipõlemine on üldse selline teema, mis võib tulla nii, et sa ei pane tähele. Eriti siis, kui sa teed midagi kirega. Kui sa kaod sinna sisse, ehk sul kaob see ajataju üldse ära, siis isegi meeldivaid ja tähtsaid asju tehes võib sind ohustada läbipõlemine. Just selle tõttu, et sul kaob ära see nii-öelda mõõde, kui palju sa oled selle asjaga tegelenud või kui sees sa seal oled. Edukad ettevõtjad ei tööta rohkem, vaid nad töötavad targemalt. Nad valivad hästi hoolikalt, teadlikult, millele oma aega pühendada ja nad tegelikult väldivad ju tegevusi, mis ei too väärtust või mis ei vääri nende panust. Ehk selline väga teadlik valik, väga teadlik ka mõtestamine, kuhu panna oma energia ja aeg ja muud ressursid ja kuhu mitte. Kuidas sa tunned täna? Kas sul on hästi aja planeerimisega või sul on siin midagi üle vaadata? Sa võid anda julgelt chatis märku ja jagada, milline on sinu tänane kas siis kogemus või olukord aja planeerimisega seotud. Ja ma usun, et tegelikult meil kõigil on aeg-ajalt seda arenguruumi, sest me kipume võib-olla oma igapäevarutiinis ja tegemistes ja tegevustes ja selles põnevuses kaotama seda tähelepanelikkust. Ja siis on aeg-ajalt ülevaatamine või enda korrale kutsumine või selline auditeerimine hästi kasulik. Et omale tuleb alati luua see süsteem, mis sind iseennast toetab. Ja aja planeerimine on märksa enamat kui kalendri täitmine ning see on tegelikult sinu enda teadlik valik. Ehk kui sa ise ei juhi oma elu, kui sa ise ei planeeri, kuidas sa oma aega kasutad, siis tegelikult juhtub seesama, et siis teised juhivad sinu elu sinu eest. Nad täidavad ise sinu aja ära. Korraldavad sulle mingisuguseid kohtumisi, tegevusi ja nii edasi, kui sa seda ise ei tee. Ja õige või selline efektiivne aja juhtimine, mis on just sulle sobilik, see aitab sul edasi liikuda sinna, kuhu sa tahad päriselt jõuda. Ehk see aitab sul keskenduda sellele, mis on siis päriselt oluline sulle. Ehk tõsta fookus olulisele, selle asemel, et hoida fookust mingitel kiireloomulistel asjadel. Muidugi kiireloomulised asjad on ka olulised, aga tuleb alati hinnata, kas see kiireloomuline asi on päriselt oluline asi, millega sa tegelema pead. Ja mulle hästi meeldib üks ütlus, ma ei mäleta, kes seda on öelnud, aga sul on alati aega kõige jaoks, mis on sulle tähtis. Ehk tegelikult kõik oleneb sinu prioriteetidest. Kas sa teadvustad endale oma prioriteete? Ja kui sa teadvustad, siis vastavalt sellele sa saad valida. Ja tegelikult me kuuleme ju kogu aeg, iga päev enda ümber, et mul ei ole aega, tal ei ole aega, kellelgi pole aega. On küll. Pigem on vihje sellele, et kas see, millel tal aega ei ole, kas see on talle piisavalt tähtis?
kas see, mille jaoks sul aega ei ole, kas see ei olegi sulle äkki tähtis? Ehk tegelikult, kui me vaatame sellele otsa, meil on alati aega kõigele, mis on meile tähtis, mis on meile oluline, mis on meile meeldiv ehk mida me tahame siis, kuhu me tahame panustada ja mida me tahame kogeda, selle jaoks me alati leiame selle aja. Aja planeerimise või üldse aja teema juures on hästi oluline märgata aja raiskajaid. Neid on tohutult palju meie ümber. Ennem kui ma seda teemat natuke avan, siis anna chatis märku, mis on sinu esimene mõte, mis on sinu suurim aja raiskaja? See ei tähenda seda, et see peab sul iga päev hästi aktuaalne teema olema, vaid sa tead, et sinu elus on mingisugune element, mis on tegelikult aja raiskaja. Mis see täna on? Jaa, netis ära kadumine, sotsiaalmeedia ja mhm. Ütleks, et seda küsimust küsides, siis tavaliselt ongi esimene vastus kogu see virtuaalne pool, et sinna kadumine, aga see ongi ju üles ehitatud nii, kui me mõtleme eriti sotsiaalmeediale, et see tõmbaks meie tähelepanu ja et me tahaks aina rohkem ja rohkem seal ringi vaadata, uudistada ja nii edasi. Meil on aja raiskajaid tegelikult ka meie oma käitumises. Kui paljusid teist iseloomustab mitme asja korraga tegemine, see multitasking? Mind iseloomustab päris tihti väga palju, et eriti emana, kui mul on 3 väga erinevas vanuses last, ma olen üsna tihti olukordades, kus ma proovin olla nii lastega kui vahepeal teha tööasju ja no eriti ekstreemne, kui samal ajal võib-olla teeks süüa ka. Aga see on see, kus nagu ma tunnen, et ma justkui pean mingitel momentidel niimoodi toimetama või tegema selleks, et üldse midagi tehtud saada. Ja mis selle juures on, et miks ta on aja raiskaja, kui ühelt poolt tundub, et oh, ma saan ühe ajaga tegeleda 3 asjaga. Tegelikult meie produktiivsus selles mõttes ju väheneb, et me oleme oma tähelepanuga killustunud väga erinevatele ülesannetele ja me kogu aeg vahetame oma tähelepanu ümber ja me tegelikult ei keskendu ja ei pane oma fookust ühele konkreetsele tegevusele. Mis see kaasa toob? Lisaks sellele tähelepanu hajumisele, siis tegelikult see üks tegevus võib võtta meilt kauem aega. Et kui ma tegelen näiteks mingi e-kirja kirjutamisega, samal ajal kui ma teen süüa ja suhtlen lastega, siis muidu ma võib-olla kirjutaks kirja ära 1 minutiga, siis ma kirjutan võib-olla 10 minutit, sest ma hakkan 5 korda uuesti mõtlema, aga mida ma nüüd öelda tahtsin. Ja tegelikult sellise mitme asja korraga tegemise puhul just seesama, et kuna meil mõttelõng vahepeal katkeb, siis me ei pruugi alati suuta välja anda ka seda kvaliteeti. Aga erand kinnitab reeglit. Ehk tegelikult minu arust kõik emad on hästi tugevad mitme asja korraga tegemises või seda ma vähemalt emade puhul näen pidevalt, eks see on see keskkond, kus ma hästi palju viibin. Ja see on võib-olla see situatsioon, millega tuleb lihtsalt arvestada või nii hetkel on. Aga kui sa tahad midagi väga hästi teha ja sul on mingi väga oluline ülesanne, siis võiks proovida seda mingit väga olulist ülesannet teha nii, et sa saad väga hästi keskenduda. Et saada optimaalse ajaga see võimalikult hea tulemus. Mis kindlasti on üheks hästi suureks aja raiskajaks see, kui me ei planeeri oma aega. Ehk kui meil ei ole mingit selget plaani ja me täidame oma aja juhuslike tegevustega. Seda eriti siis, kui meil on selline hästi produktiivne
eesmärk oma päevale või et me tahame oma tööasjades näiteks või ettevõtluses jõuda edasi selle päevaga palju, aga kui me ei ole planeerinud, siis tegelikult võib juhtuda hetki, kus ma nüüd istun, mul on moment, et ma teen, aga mis ma nüüd teen, et mu to-do list on päris suur, aga mis ma siit nüüd valin? Ehk sellega me tegelikult raiskame aega, kui me ei ole endale ette mõelnud, mida me võiksime konkreetselt selle päevaga korda saata. Ja see planeerimine ei pea tähendama alati seda, et sa kirjutad endale välja, et see kell teen seda ja järgmine kell teen seda, vaid seda, et ma näiteks hommikul mõtestan lahti enda jaoks, lepin iseendaga kokku, mis ma võiksin tehtud saada. Selle koha pealt mina olen musternäide sellest, kus ma sean endale tihtipeale liiga suuri ootuseid. Et kui ma hommikul mõtlen, mis ma võiks päevaga tehtud saada, siis päris tihti pean tõdema, et ma ikka nii supervõimas ei ole, kui ma hommikul arvan, et ma olen. Ehk kui see, et me planeerime endale liiga palju, on selline stressi tekitav, siis peaks lihtsalt iseennast korrale kutsuma. Et võib-olla on hästi, kui sa paned endale 2 või 3 asja, millega sa võiksid ühel päeval tehtud saada. Kindlasti on hästi suured ajaraiskajad tegelikult ka sellised koosolekud koosolekute pärast või sellised ebavajalikud kohtumised, mida saaks võib-olla kirjalikult palju kiiremini ja sisukamalt teha. Või kus saaks võib-olla 15 minuti ja kogu tuuma öeldud ja et me ei venita seda siis tunnile ajale. Ja, ja pidevad katkestused. Ehk kui miski kogu aeg tuleb ja nii-öelda segab meid meie selles töövoos või mingis tegemises. Ka see seda fookust katkestab ja segab ja siis tuleb uuesti hakata mõtlema, mis ma nüüd öelda tahtsin, mis ma nüüd teha tahtsin, kuidas see nüüd asi käis või kus maale ma selles protsessis jäin ja nii edasi. Ehk sellised tähelepanu hajutavad erinevad tegevused, erinevad sellised teised inimesed või muud faktorid on midagi, mis tegelikult mõjutavad ka seda, kuidas meie oma aega kasutame. Mis sa tunned? Mis täna ei ole sinu kontrolli all selles osas, mis sinu aega justkui raiskab või kuritarvitab? Et mis on see element täna, mida sina täielikult kontrollida ei saa, aga mis võib-olla katkestab sinu sellist loomeprotsessi, töövoogu, mida iganes. Ehk just see, et kus sa oled väga keskendunud, sa saaksid palju kiiremini asjad tehtud, aga kui tuleb mingi segaja vahele, et siis see võtab sult kauem aega. Et mis on need sinust väljaspool, mida sa kontrollida ei saa, nii-öelda kas ajaraiskajad või segajad või midagi sellist? Kas sul on üldse neid? Ei olegi. Kui ei ole, siis on suurepärane. Mõnikord võib see juhtuda nii, et me ei pane neid tähele. Me oleme selle kõigega nii harjunud ja mõnikord on see, kui me ei saa seda kontrollida, siis me lihtsalt suudame selle kõigega nii hästi arvestada. Aga kuidas luua endale selline süsteem, mis päriselt iseenda jaoks toimib hästi? Ehk meil kõigil ei toimi üks ja sama nii-öelda süsteem või mudel. Meil kõigil on erinevad harjumused, meil kõigil on selline erinev kulgemise rütm ja hästi oluline on leida enda jaoks see miski, mis just iseendale sobib. Hea aja planeerimine ju ei ole lihtsalt selline rohkem tegemine. See on targem tegemine. See on see, et meil on paigas kuidas me oma aega kujundame, kasutame ja me ei ole kaootilised.
Ehk me teadvustame endale seda, et meil on see üks hetk, üks aeg, mida me tagasi ei saa ja me kasutame seda targalt ära. Nii, et me oleksime päeva lõpuks rahul selle päevaga. See ei tähenda, et sa ei või logeleda ja mõnuleda ja niisama olla. Loomulikult seda sa pead tegema, seda sa võiksid lausa planeerida endale, kui sa muud moodi selleks aega ei leia, sest see on sulle tähtis, leida aega iseendale. See on lihtsalt see, et me kasutame oma ajaressurssi nii, et me saavutame oma eesmärgid, et me saavutame oma unistused ja et me oleme oma eluga päriselt rahul. Et me oleme oma päevaga päriselt rahul. Ja ma annan sulle täna mõned mõtted ja ideed, millest sa võib-olla saaksid luua endale süsteemi või mudeli, millega hakata iseennast ja oma aega siis juhtima. Kindlasti on neid mudeleid, süsteeme ja nii edasi veel, kuid täna ma toon siia ühe valiku. Üks selline väga levinud valik on hästi selge ajakava koostamine. See on selline, kus sa võtad ette ja lood endale sellise nädalarutiini. Sa struktureerid oma päeva ära. Ehk sellega sa paned enda jaoks paika, millal ja mida sa teed. See võib tähendada seda, et näiteks nädala kontekstis, et sul on esmaspäev näiteks strateegia ja planeerimise jaoks. Võib-olla on sul teisipäev üldsegi nii-öelda see fookuse jaoks, et sul on mingi kindel projekt, tegeled ainult selle projektiga. Võib-olla kolmapäev on arendustegevuste jaoks, neljapäev võib-olla koostöö jaoks. Ja reede on võib-olla sellisteks kokkuvõteteks, uue nädala fookuse seadmiseks, võib-olla mingiteks admin-töödeks. Ehk sa annad justkui sellele päevale selle fookuse, et nendel päevadel tegelema nende asjadega. Samas sul võib olla ka struktureeritud päev, kus sa need erinevad fookused jagad ära oma päeva peale. Et hommikul tegeled sellist laadi ülesannetega, lõunaaeg sellistega, peale lõunat järgmiste ülesannetega ja kuidas sa lõpetad oma päeva. Selline teemapõhine aja planeerimine on päris levinud. Ja siit minnakse edasi veel sellega, et pannakse endale kalendrisse ka kellaajalised täiesti need kirja. Et mida ma täpsemalt teen, ehk justkui to-do list tuuakse sisse. See võib väga paljudel olla selline too much, eriti kui tuua need asjad sisse. Ehk leida tuleb viis, mis ei aja sind stressi, vaid sind toetab. Siis minu lemmik on prioriteedipõhine aja planeerimine. Ja seda tegelikult saab vaadata kahtepidi. Üks moodus on see, et sa vaatad oma ettevõtluses, mis on prioriteetsed tegevused täna sul ettevõtluses, mis annavad sulle 80% sinu ettevõtte tulemustest, kui mõelda selle 80-20 printsiibi peale. Ja millele sa vastavalt sellele peaksid oma aja ressursid kasutama. Ehk selle 80-20 reegli järgi tuleks kõigepealt kaardistada ära, millised tegevused on kõige suurema mõjuga. Ehk mis on need tegevused, mis päriselt viivad sind edasi. Siis tuleks vähendada või delegeerida neid tegevusi, mis tegelikult ei too sulle tulemusi. Ehk see on see koht, kus sa saad mõelda väga hästi läbi, kas kõiki asju, mida sa täna teed, päriselt pead tegema ning milliseid tegevusi nendest, mis kohe sulle siis seda nii-öelda reaalselt edasi minekut ei too, et kas nendest saaks midagi kellelegi teisele delegeerida. Ja kindlasti väga oluline nii-öelda ettevõtja lõks on see, et ära kuluta aega pisiasjadele.
keskendu suurele pildile, keskendu suurtele asjadele, mis loovad sulle seda pikaajalist kasu, pikaajalist rõõmu, rahulolu sinu enda tegevustest. Ja see teine pool prioriteetide järgi aja planeerimisest on see, mida mina rakendan. See on see, et ma kõigepealt teadvustan endale, aga mis on mulle üldse oluline? Kuhu ma üldse tahan oma elus jõuda? Ehk sisuliselt ma küsin endalt, mis on minu unistus? Kui ma tean, mis on minu unistus, kuhu ma tahan jõuda ühel päeval, siis sellest tegelikult tulevad välja väga selgelt minu prioriteetsed valdkonnad minu elus tervikuna, mitte ainult ettevõtluses, vaid elus tervikuna. Minu jaoks on minu 3 prioriteetset valdkonda mina ise, minu pere ja minu ettevõte. Ja need 3 on midagi, mida tegelikult ma ei vaata eraldiseisvalt, vaid need kõik koos peavad moodustama nii-öelda ühtse terviku. Siis olen ma rahul nii-öelda. Ja tegelikult rahulolu ei teki siis, kui ma olen jõudnud selle unistuseni, vaid siis, kui ma olen nendesse prioriteetsetesse 3 oma elu valdkonda pidevalt panustanud. Nii, nüüd kui ma tean, mis on minu prioriteetsed valdkonnad minu elus, siis vastavalt sellele ma saan endale eesmärke seada. Ehk mis on kindla X perioodi, näiteks 3 kuu jooksul selles valdkonnas minu eesmärk. Kuhu ma tahan selle 3 kuuga jõuda ettevõtluses, mida pere osas, mis mul on mõtted, plaanid, unistused 3 kuu jooksul ja iseenda osas, kuidas ma panustan iseendale. Ja siis sellest lähtuvalt ma saan vaadata siia tegevused, mis viivad mind päriselt edasi sinna punkti, kuhu ma jõuda tahan. Ehk see on natukene tagurpidi, see ei sobi ka kindlasti kõigile. Aga minu jaoks on see, kus ma näen nii selgelt ära, kas mingisugune tegevus tegelikult aitab mind sinna, kuhu ma pikas plaanis tahan jõuda või mitte. Ehk mul on nii lihtne tänu sellele öelda ei kõigele, mis viib mind sellest minu unistusest kõrvale. Ja kuidas sa veel saaksid vaadata, kas see, mida sa täna juba teed, kas see on täidetud ajaraiskajatega või panustab sulle, siis ma näitan sulle kohe ühte pilti. Nii, pildike on siin. Kadus hiir ära. Nii. Nii. See on pilt, millega koos võiks vaadata oma kalendrisse. Ehk kõigepealt küsi endalt, mis on sinu 3 prioriteetset valdkonda sinu elus? Kui sa oled saanud kirja, mis on need sinu 3 olulist teemat või valdkonda sinu elus, siis sa saad liikuda siia allapoole maatriksi juurde. Ehk sa saad vaadata otsa oma tegevustele, mis on täna sul kalendris juba olnud, juba tulemas. Ja küsida endalt, et kas see tegevus võtab sult nii-öelda palju panustamist või vähe panustamist. Sa saad seda panustamist hinnata selle energiakuluga, mis sa sinna sisse paned, ajakuluga, mis sa sinna sisse paned. Ehk kas see, millega sa sisse lähed sinna tegevusse, kas see võtab sinult palju või see on midagi sellist lihtsalt kerget sinu jaoks. Ehk kas see on palju panustamist või vähe panustamist. Ja teise telje peal, kas sellel on suur mõju sinu prioriteetidesse või mitte. Ja see on nüüd see, mis tegelikult näitab sulle ära, kui palju sa päriselt tegeled nende asjadega, mis on siin üleval paremal nurgas, suur mõju, palju panustamist ja kui palju sa tegeled nende asjadega, millel on suur mõju sinu prioriteetidesse, aga mis küsivad sinult justkui vähe panustamist. Need 2 ülemist kasti on need, mis aitavad sind edasi
selles, kuhu sa jõuda tahad. Ja need kaks alumist kasti pigem mitte. Ehk nendes kahes alumises kastis, eriti parempoolses, leiad sa neid kriitilisi ajaraiskajaid. Paremas kastis on selle tõttu kriitilised ajaraiskajad, et need küsivad sult palju panustamist, aga nad loovad vähe sinu prioriteetidesse. Ning selle tõttu on hästi oluline teadvustada endale, mida ma teen ja miks ma seda teen. Kas ja kuidas see päriselt annab mulle sellist siis rahulolu. Ehk siis ma soovitan teil kõigil võtta aega. Kui te kasutate kalendrit ja kirjutate üles oma kohtumisi, käike, tegemisi, siis ma soovitan teil võtta aega, et korraks reflekteerida. Kui palju teie erinevad tegevused siis päriselt panustavad sellesse, mis on teile oluline. Ja te tegelikult saate sellise hea selguse, et kui palju on meil selliseid peidetud ajaraiskajaid või kui palju on meil ajakavas asju selle tõttu, et me ei julge öelda ei. Siis üks hea moodus, kui selline aja planeerimise teema ei ole mugav sinu jaoks, on see, et hommikul ärgates sa küsid endalt ühe küsimuse. Mida ma täna tahan tehtud saada? 1–3 asja. Nii, nüüd sa oled mõelnud välja hommikul 1–3 asja, mis sa täna tahad tehtud saada. Ja siis sa teed hommikul kohe ühe kõige olulisema asja ära. Enne me ei lähe teiste asjade juurde, kui sul on see üks asi vähemalt tehtud. Ja see on see, mis annab selle võib-olla enesekindluse, et ma tegelikult jõuan oma ajaga teha olulised asjad ära. Kui ma võtan selleks aja. Sest olgem ausad, meil on iga päev nii palju põnevaid väljakutseid ja kutseid üldse erinevatesse kohtadesse ja üritustele, kasvõi toidupoodi, et me peame ise tarku valikuid tegema. Kuidas sa tunned? Kas midagi nendest, mis ma praegu sulle rääkisin, on miski, mis võiks sind aidata? Või sa midagi neist juba täna kasutad? Selline to-do listi tegemine on juba väga hea moodus. Ma ise olen ka selline to-do listide fänn just selle tõttu, et ma ei tea, kuidas teil, aga mulle tohutult pakub rahuldust, kui ma saan teha kas kriipsukese või ristikese või linnukese, kui see asi on tehtud. Ehk ma näen oma seda edenemist ja seda, et ma tegelikult saan ise ka võib-olla sellist selgust, et nii kui mul on moment, ma võtan selle listi ette ja näen, vot selle asja ma jõuan kähku tehtud selle ajaga. Aga neid to-do liste saab ka olla erinevaid. Sa saad teha seda paberi peal, erinevad üksikud lehed, sul võib olla selleks vihik. Sa saad kasutada äppe erinevaid selleks. Sa võid võtta selleks muid programme. Ehk neid võimalusi on hästi palju, nüüd leia endale see, milline siis selline listisüsteem sind toetab. Jaa, mõtlen igal hommikul. See igal hommikul mõtlemine, sa ei peagi panema neid asju alati nii-öelda detailselt paberile, aga see juba annab sulle selle fookuse väga hästi kätte.
hästi loomulik on segadusse sattuda, kui neid asju on hästi palju. kui asju on hästi palju isegi kui tegevused on kõik prioriteetsed, siis vaata alati sellele otsa selle pilguga, et mida tuleb kindlasti teha selleks, et sa saaksid edasi liikuda. Ehk pane nendele võib-olla selline 5 palliskaalas see hinnang, et kui oluline see asi on. Et siis võib-olla see võib aidata sul sellest nimekirjast võtta need kõige olulisemad asjad paremini välja. Ja teistpidi on kindlasti ajafaktor, et kui palju aega mingi tegevus sinult võtab. Et siis sa saad valida vastavalt sellele, kui suur on sul vaba ajaaken. Kui kõik tegevused on suure mõjuga, siis kuidas segajaid tuvastada? Siis tuleks vaadata korra sellele skaalale otsa, et kui sa hakkad neid tegevusi sinna märkima, kui sa vaatad otsa, siis võib-olla on see, et sa oled täna juba nii meisterlik oma aja planeerimises ja üldse valikutes, et sa validki teha vaid suure mõjuga asju ja vaid neid asju, mis päriselt viivad sind edasi. Ja kui siin on hoopis kuhugi nii-öelda tagataustal midagi peidetud või lihtsalt, et ei märka, siis tasuks vaadata, et mis sind viib hajevile, mis takistab või segab sinu töörütmi, tegevuse rütmi, seda töövoogu, kui sa parasjagu teed, mida sa siis parasjagu teed. Mis viib su mõtteid mujale? Või kas sul on mõnda tegevust, mille peale sa hakkad kogu aeg mõtlema? Näiteks, kas võib olla, et kui sa oled nii-öelda, pere on ühes toas, sina oled teises toas, teed oma ettevõtlusega seotud asju, kas sa kogu aeg hakkad mõtlema, et mis seal teises toas toimub? Kui jah, siis tegelikult siin aitab keskkonna vahetamine. Ehk siis ei ole sul otseselt kalendris nii-öelda või paberi peal näha seda, et sul on segaja, vaid see füüsiline keskkond tegelikult loob sulle seda segajat. Et sellisel juhul toetab sind see keskkonnavahetus näiteks. Ehk vaata võib-olla siis avaramalt ringi, et mitte ainult sellele, mis nagu kirja panna saab, vaid mis seal ümber toimub. Ehk kuidas sa saad iseennast võib-olla siis vaimselt ja füüsiliselt toetada selleks, et sul oleks parem fookus ja et sa saaksid oma aega otstarbekamalt kasutada. Siis kindlasti selle teema juures on hästi suur selline stressikoht. Eriti inimestele, kellel on nii-öelda mitu rauda tules. Eelkõige ma näen, et täna on see surve emadele. Ehk kui sul on kodus väiksed lapsed, siis täiesti okei, et sa oled kohe ka edukas karjääris, vahet ei ole, kas palgatööl või ettevõtlusel, sul on ülikvaliteetne ja hea paarisuhe, sa oled ülihea hoolitsev sõbranna, väga tore laps oma vanematele ja nii edasi. Ehk neid ootuseid ja seda kooremakest on justkui hästi palju. Kõike ei jõua. Ja tegelikult minu eilne päev oli hea näide sellest, et kui sul on kodus väiksed lapsed, sa võid plaane teha, sa võid olla meisterlik ajaplaneerija, sul võivad olla väga head kokkulepped, aga need väiksed tegelased teevad su plaanid ümber. Ja see oli eile minu reaalsus, et kuna mul kõige pisem jäi koju, ei saanud lasteaeda minna, mitte keegi ei saanud tulla ka teda vaatama, siis ma ei saanud olla siin teie ees. Ja siis on 2 varianti, mis sinuga juhtub sellises olukorras. Üks variant see, et kui keegi sulle pisike ja kallis lööb sinu plaanid sassi, sa oled väga stressis, sa oled ärritunud ja sa tunned ennast kehvasti. Ja teine variant on see, et sa aktsepteerid seda. Jah, mulle väga meeldib see kommentaar, et plaanid ongi selleks, et universum saaks need ümber teha. Just. Ja seda tulekski nii võtta.
Ehk me võime ju plaane teha, aga tegelikult elu teeb kogu aeg oma korrektuure ja selleks, et me saaksime siis olla meisterlikud oma aja ja elu juhtimises, siis me peamegi laskma vajadusel need muutused ja muudatused sisse ja aktsepteerima seda. Sest tegelikult eile ju mitte midagi ei juhtunud. Teil oli suurepärane koosviibimine Triinuga, kes täitis selle teema väga-väga hästi. Ja tegelikult alati tasub mõelda, mis on sulle kõige olulisem, kuidas sa panustad kõige olulisemasse ja vastavalt sellele teha siis valikuid. Kui vaadata üldse sellist aja ja enesejuhtimise teemat, siis on hästi oluline lubadagi sisse see paindlikkus. Mul võib olla mingi plaan A, aga kui vaja, siis ma võtan vastu plaani B või C või D. Ja kindlasti ootused iseendale on hästi oluline faktor. Ehk kui suured ootused sa sead endale? Kas sa oled nagu mina, kes võib-olla paneb endale väga suured ootused, kui palju ta kõik jõuab ühe päevaga tehtud? Või sa sead endale realistlikud ootused? Ja kolmas variant, sa alahindad iseennast. Loomulikult see keskmine variant nendest on kõige parem. Ja äärmised variandid võivad sinu kahjuks töötada, kui see tekitab sinus endas seda, et sa lähed stressi või ei kasuta oma potentsiaali ära. Kuidas sa tunned? Mis on see, mille sa täna siit sellest teemast praegu kaasa võtad? Mis on see, mis jäi sulle hetkel kõige rohkem helisema või sind kõige rohkem kõnetas? Kokkuvõttena tahaks ma öelda, et aja planeerimine ei tähenda seda, et me peaksime rohkem tegema, vaid me peaksime targemalt tegema. Me peaks targemalt valima ja jätma iseendale ka ruumi. Ehk sa ei ole aja planeerimises meisterlik siis, kui sa lükkad oma aja erinevate kohustustega tuugalt täis, vaid siis, kui sa annad ka iseendale ruumi ja õhku hingata ja elada. Ehk ma julgustan teid vaatama sellele, et te ise oleks ka oma prioriteet, kuhu te panustate ja te leiaks alati aega iseendale, sest kui te olete leidnud aega iseendale, siis kui teie enda karikas on täis, siis te saate jagada ka endast väljapoole. Olgu see perele, olgu see klientidele, koostööpartneritele, ettevõtte arengul üldisemalt, siis teil on, mida jagada, mida luua. Ja lihtsalt olge teadlikud, kuhu te panete oma kõige väärtuslikuma ressursi aja. Minu poolt suur-suur aitäh teile. Ja siit annaksin sõnajärje üle sulle, Triin. Nii. Ja aitäh, Grete. Ja te saate hoopis kolmanda sisu. Ma kuulasin Grete ära ja siis te saate veel kolmanda sisu just sellepärast, et ma saan aru, kuidas veel konkreetsemaks minna. Et aeg on minu lemmikteema ka. Eile me natukene juba rääkisime nendest, prioriteedid ja ajad on hästi seotud. Ja ma mingi hetk mängisin hästi palju ajaga selles suhtes, et lineaarsust ei lubanud sinna tekkida. Ehk siis, et mul ei tekkinud
et iga päev teen kindlas režiimis asju, rutiinid, vaid igal päeval on oma teema. Igal nädalal on oma fookus, igal kuul on oma prioriteet ja siis 3 kuu peale ja nii edasi, et ma läksin nagu järjest laiemaks. Ja see võimaldaski minul kui multitaskijal hoida oma rutiinid põnevana. Sellepärast, et aja teema on nagu see ka teema, et vahepeal need iga päev samad asjad nagu tekivad, mul ei teki huvi seal neid rutiine hoida, aga kui ma teadsin, et okei, homme on mul raamatupidamise päev, ma teen neid asju, ülehomme on see ja nii edasi ja mul on suured plaanid paigas, ehk siis läheb nagu väiksemast laiemalt ja laiemalt kitsamaks. Aga mida ma tahan teiega teha, kindlasti tuleb see aeg, kui me teeme selle sisemise lapse töö ka ära ja stressi toimetuleku mehhanisme te tegelikult saate Tea Akadeemia YouTube'i kanalil vaadata. Et see, mis juhtub meie ajuga, mis juhtub meie kehaga siis, kui kõik on liiga palju. Ehk siis tulebki sellised situatsioonid, nagu Gretel eile oli, et mis need lahendused on, et kuidas ennast juhtida stressi vabamalt sealt läbi, ehk siis teadlikumalt minu silmis. Aga ma natukene hoopis täna teeks teiega sellest edasiarenduse. Seega ma jagan kohe ekraani ka, et kuidas ennast konkreetsemalt juhtida läbi aja. Et seega, nii. Jagan ka ekraani. Ja panen ennast pinni peale ka. No, kus te kadusite mul? Nii. Näete ekraani ka, jah? Ja, siis tore oleks, kui kellegi nägu veel näeks ka. See on hästi, Grete nägu ma näen. Teadlik iseenda juhtimine tegelikult käib läbi 3 dimensiooni kogu aeg ja vahet pole, kas me nimetame seda Maslow vajaduste hierarhiaks või siis meie lapsepõlve baastraumadeks. Süsteem on sama, 3 maanduspunkti on ja need 3 maanduspunkti, kui sa oled teadlik nendest 3 maanduspunktist ehk siis 3 suuremast vajadusest, mida sul inimeseks olemine annab, siis seda lihtsam on sul ennast juhtida ka ajas. Ehk siis, et jah, me oleme nagu ettevõtjad, aga samas me oleme inimesed ja kui me kogu aeg hoolitseme kõigi oma vajaduste eest, hoolitseme selle eest, et meie nii-öelda mineviku kogemused ei kiki sisse, ei pane meid igasugustesse tardumistesse, võitlemistesse, põgenemistesse ja mehkeldamistesse, vaid on nii-öelda heas mõttes kontrolli all, nad ei domineeri meie juhtimisotsuseid, siis aja juhtimine muutub lihtsamaks, sest sa saad aru, kus see trigger ehk siis aktivatsioon on, mis mõjub su kehale halvavalt või toimetulekumehhanism siis käivitub ja kuidas seda nii-öelda tagasi viia ellujäämisrežiimist nii-öelda rahuseisundisse ehk siis teadlikkust tuua ruumi, et sa saaksid ennast juhtida normaalselt. Ja need 3 haava on siis siin vasakul näha ja ka 3 Maslow vajadust. Ma alustangi Maslow hierarhias on ta kõige all, et see on see füüsiline ellujäämisrežiim. Meil nagu tänapäeval on normaalne, aga kui me vaatame Ukraina tausta, siis see ei ole ka normaalne. Ehk siis, et see, et sul on soe koht, kus elada, sul on ikkagi nägemus, kus sa selle süüa saad ja nii edasi. Aga suuremalt tähendab see ellujäämise toimetuleku haavas toimetamine sellist närvisüsteemi üle stimuleerimist hästi tugevalt. Ja et see närvisüsteem on pidevalt üle stimuleeritud ja sa ei saagi adekvaatseid otsuseid teha. Ükskõik kui palju sa Grete toodud näpunäidete järgi kõiki neid asju enda jaoks paned, siis kui närvisüsteem on üle stimuleeritud,
tal ongi selline tunne, et iga kord, kui ma hingan, siis tiiger tuleb põõsast ja võtab mu pea otsast ära. Lihtsalt nii on, see on fakt, see ei kuulu vaidlemisele. Tollel hetkel sa oled sellises ärevuse foonis kogu aeg sees. Ja see ellujäämisrežiim saab kütet sinu 0–3. eluaastani. Ehk siis see, kuidas sina toime tuled sellistes keerulistes olukordades ellu jääd, need toimetulekumehhanismid juurduvad sinu 0–3. eluaastani. Ehk siis, et kui me füüsiliselt beebina, me oleme suhteliselt väetid tüübid nagu seal beebina nullina, on ju. Ehk siis, et kui me see beebina sipleme, me ei saa üldse nagu aru ja me omandame teatud viisid, kuidas me tuleme ellu. Me arvame, et meil toimib nii, et kui ma teen häält, röögin või naeratan, siis järelikult mingi reaktsioon väljast tuleb, ema või isa või keegi tuleb ja reageerib. Et siis me omandame 0–3. huvitavaid ellujäämisrežiime. Ja hilisemas elus eas me lihtsalt kinnistame seda viisi, kuidas me saame tõestada endale, et me jääme ellu. Erinevalt. Nii, kui sa nüüd 4–9. eluaastani, kuskil 9–10. aastani, sa saad aru, et okei, ma olen emmega täiesti erinev isiksus. Ehk siis, et mina ja see ema, kes mind kandis, me oleme eraldi organismid. Et kuni mingi ajani sa nagu arvad, et sa oled nagu üks oma emakesega ja sul ei teki üldse sellist nagu teadmistki, et sa oled eraldi identiteet ja isiksus ja siis sul tekib teatud sellise identiteedi ja isiksuse kriis. Ja mis siis need 3–4-aastased kuni siis varateismelisena, nad hakkavad katsetama oma armastuse ja kuuluvuse võimet. Kas ja kui palju neid armastatakse ja mil viisil armastatakse. Kui ta on nagu särav päike, kuidas siis emme-issi reageerib ehk siis see väline autoriteet. Ta võib katsetada erinevaid mängulisi asju, et 3–4. eluaastast nad hakkavad väga palju erinevaid asju katsetama just sellepärast, et kogeda välise reaktsiooni. Aga kui ma teen selle lolluse, kas emme-issi ütlevad, oi, pole hullu, aga kui ma katsetan niimoodi, kas emme-issi ütlevad ja mida nad teevad. Ehk siis ta saab endale nagu traumabaasi, öeldakse psühholoogiliselt sealt endale lapsepõlvest, kuidas teda armastatakse ja kas ta kuulub ja kas teda vastu võetakse sellisena, nagu ta on. Ja jälle ülejäänud elu me ehitame sinna kinnitusmaterjali peale. Ehk siis, et kui keegi hakkab pahandama, me teame, et toimib sama strateegia sisuliselt, mis 5-aastasena toimis. Sisuliselt see tähendab sama. Jah, me sõnastame teistmoodi, me räägime võib-olla ilusamini, aga sisuliselt toimib see sama strateegia, mis meil 5-aastasena töötas. Et kas siis kallistamine või siis vastu vaidlemine või ühesõnaga igalühel on omad toimetulekumehanism. Ja Maslow vajaduste hierarhias on siis armastus ja kuuluvushaav. Et kui inimesel on tegelikult elukoht olemas, ta tunneb ennast turvaliselt, tal on kõik nagu baasvajadused täidetud, siis järgmisena ta hakkab otsima armastust ja kuuluvust. Ja see on nagu see järgmine vajadus inimlikul tasandil, mille eest ka me käime mööda maailma ringi. Vaatame nii, kus me jälle seda armastust saame, kus me saame seda kuuluvust, kõik kogukonnad on üles ehitatud selle haava peale, selle vajaduse peale. Et meid võetakse vastu sellisena, nagu me oleme. Ja kui siis laps, ehk siis see sinu sisemine laps täpselt samamoodi, kes täiskasvanu kehas praegu toimetab, laps jõuab sellisesse teismelisse ikka, ma ütlengi, et kuskil 11-aastaselt kuni 15-aastasena, tänapäeval on see varem, varateismelisus, siis ta hakkab kompama oma tõde. Ta avastab, et okei, ükskõik kuidas ma käitun, siis on osad inimesed, kelle jaoks on see okei. Siis ma saan aru, et okei, teisi inimesi on ka ja nad on täiesti omaette fruktid. Nad ei ole, ma ei leia maailmas ühtegi endaga sarnast inimest, mitte ühtegi. Ma olen päris unikaalne. Et maailm ongi niimoodi loodud, et see, kes mina olen, sellist koopiat ei ole nagu ei kõnni ringi. Isegi kui mul oleks kaksik, siis see ei ole täpselt samasugune. Ehk siis, et varateismelisena me hakkame neid lollusi
tegema sellepärast, et tõestada endale, et okei, mina olen eriline, mul on oma tõde, mida maailmaga jagada, ma olen unikaalne eksemplar. Ja see, mis see unikaalsus endas sisaldab, siis see ongi see teismelise möll ja värk, koos keemiakokteiliga seal hormoonide poole pealt annab kihi peale. Ehk siis, et siis me hakkame katsetama, et otsida, et kes mina olen, kes see mina on, unikaalsust avastada. Ja täpselt samamoodi ülejäänud elu me kogume tõestusmaterjali sinna peale, et see on niisugune oma tõe haavas. Ja kui me räägime ka Maslow vajaduste hierarhiast, siis inimene hakkab tegelema eneseteostusega ehk siis heaolu ühiskonnas ongi, et kui sul on, ongi, kõik on turvaline, hästi, sul on suhted, kõik asjad korras, sul on sõprussuhted, sul on tähenduslikud suhted, inimesed, kes hoolivad sinust ümber, siis sa tahaks nagu midagi veel. Peab mingi missioon siin elus veel olema ja siis sa hakkad igatsema seda vajadust ja ettevõtlus väga ilusti ka oma tõe haava nii-öelda tervendab. Või siis, kui me räägime Maslow vajaduste hierarhiast, siis seda nagu eneseteostust ettevõtlus võimaldab. Miks ma toon paralleelselt mõlemad, sest et minu jaoks on need üks ja sama, aga inimesed on harjunud erinevate sõnastustega. Need, kes on terapeudiks või üldse nagu sealtpoolt psühholoogiliselt natukene inimest õppinud, siis nemad saavad aru baastraumadest. Aga meil on tegelikult väga lihtne ka mõista neid samu asju läbi Maslow vajaduste hierarhia. Need ongi meie inimeseks olemise vajadused tegelikult. Ja ühelt poolt nad on ka ebamugavad, sellepärast et nende vajaduste tagamine iseendale on meie enda töö ja see töö alati ei ole olnud selline edukas. Me oleme ikkagi haiget ka saanud selle töö käigus. Nii. Ehk siis, et nüüd on siin töölehel ongi siis eesmärk olemas, ehk siis, et närvisüsteemi maandus, armastuse hoituse loomine ja inspiratsiooni kogumine. Ehk siis sa võid sellest teha endale sellise seina peale nagu meeldetuletuse. Kui juhtub meie elus midagi ootamatult, siis meil ei tule need asjad kohe meelde. Me ikkagi lähme sinna põgenemisse, võitlemisse, mehkeldamisse ja tardumisse. Siis oleks tore, et sul on seina peal selline spikker, enese toetamise spikker. Hea näide on väikeste lastega, kui nemad nutavad hüsteeriliselt, siis sa ei ütle neile, et nii, sa kirjutasid mulle spikrisse, et sa peaksid tegema siis seda, et siis sa rahuneksid maha. Nad on ikkagi seal emotsioonis nagu täiega sees. Neid ei huvita mitte midagi muu, mis maailmas toimub. Ehk siis, et me igapäevaselt lahinal ei nuta nii nagu väiksed lapsed, aga meie sees on see väike laps endiselt eksisteerib. Me täiskasvanu proovib leida talle sellist toetavat keskkonda ja siis tal on lihtsam tulla nagu selle spikri juurde tagasi versus sellel lapsel, et see sisemine laps karjub sisemiselt ja jonnib seal täiega meil igapäevaselt. Et edukalt. Et ta lihtsalt ei näita seda võib-olla niimoodi välja, et kuna ta peaks olema täiskasvanu. Nii. Ja meil on 4 viisi, kuidas ennast toetada. Ja täna me teemegi teiega koos need asjad läbi. Vaatame, kui kaugele jõuame ja siis te saategi kirjutada sinna erinevad kastikesed. Et alustamegi, vaata, kas sa saad igasse sellesse kirjutada midagi, mis sulle tundub oluline. Teekski nii, et mõtle praegu oma ettevõtluse peale ja kirjuta mulle, milline nendest haavadest sinul praegu hetkel on kõige nii-öelda aktuaalsem või valusam või milline vajadus sa tunned, et karjub. Et see, et mu närvisüsteem on üle stimuleeritud, ma ei tea, kas ma üldse nagu kujundlikult ellu jääb. Kas see, et ma tunnen üksi, et ma kogu aeg nagu nokitsen üksi ja ma ei tea, kas see viis, kuidas ma asju teen, on okei. Või siis, et ma ei tea üldse, mida ma nagu elult tahan, et ma olen nagu lost kadunud. Et milline nendest vajadustest või haavadest on tegelikult sulle ettevõtluses praegu karjub näkku igapäevaselt ja küsimused, mida sa endalt küsid. Võid chati ilusti jagada mulle. Viimane.
ahah, jah, mida teha. Väga hea. Ja noh, Aleftiina puhul ongi see, et ma tean ka tausta, et loogiline, et ta ettevõte on selles ellujäämise sisuliselt saavutanud. Tal on omad nagu kliendibaas tekkinud, ehk siis kliendid pakuvad meile seda armastust ja hoitust. Sul on kuuluvusvajadus olemas, sa oled aru saanud, et see, mida sa ettevõtluse kaudu teed, on oluline kellegi jaoks. Kliendid kirjutavad tagasisidet, tänavad sind. Aga see, et mis see suurem pilt on, kuhu nüüd edasi, kui eelnevad 2 on nagu täidetud, rahu saadud, kuhu nüüd edasi, et siis see oma tõde on täiesti teema. Kui on 2 vahel, on ETA puhul, kui on 2 vahel, siis vali nii-öelda alumine tase. Et siin on nad teistpidi, aga muidu Maslow's ongi see, et me ei saa tegeleda selle suure missiooniga, kui meil armastusvajadus on veel aktiivne, ehk siis, et käib step by step. Ehk siis, et kui siin ongi see, olen üksi ja mind ei märgata, ehk siis ma ütleks ikkagi, et sinul on aktiivne see armastuse ja kuuluvuse haav. Ja armastuse kuuluvuse haava puhul need ettevõtjad ma tunnen kohe ära. Nad ei ole valmis ka sotsmeedias ja turundama. Sellepärast, et nad võivad teha nii, nagu teised teevad, aga nad ei tee oma isikupärast selle loomulikku turundust. Et nii, kes veel jagab? Et jah, teistel oli ka see viimane. Jah, närvisüsteemi peenhäälestus ja muideks Tiina puhul ma ka tean, et see, miks ta ruumiga tuleb, osaliselt oli, et me hakkame koostööd tegema. Iga kord, kui te alustate uue inimesega koostööd, siis te alustate 0 punktist. Ehk siis, et täpselt samamoodi, miks Gretel hakkas nii-öelda tervis sõitis sisse või tibutervis, et see närvisüsteemi peenhäälestus, et iga kord, kui me alustame uut koostööprojekti või uus suunda, siis me lähme nagu uuesti sinna. Närvisüsteem, kas ma saan särada ja kas see, kuidas ma tahan asju teha koostöös, on minuga kooskõlas. Et iga kord, kui ma korraldan mingeid suuremaid sündmusi, siis ma kogu aeg järjest nii-öelda spiraalina neid 3 kohta mudin läbi. Ja alati, kui on mingi uus algus, siis närvisüsteem vajab peenhäälestust, nagu Tiina ilusti ütles. Et selles suhtes see on normaalne. Ja nüüd, kui sa oled valinud endale selle lahtri, siis hakka seda nii-öelda paremale täitma. Räägin lahti, mis ma mõtlen nende keskkonna inimesed, tegevused ja mina pildi all. Aga sina täida seda ühte asja. Kodus pärast võid kõik ära täita või võid ka niimoodi teha, et näiteks kui Tiina alustabki nüüd sellest närvisüsteemi peenhäälestusest, siis kui ta ise tunneb, et närvisüsteemiga on juba okei, tegelikult kõik on chill, tal on rahunenud ja siis, kui see armastuse kuuluvuse haav läheb aktiivseks, siis ta koostab endale selle spikri. Et võib ka nii. Aga inimesed tihti ei erista need 4 asja. Me ütleme küll, et kui meil on kõike liiga palju, mine metsa jalutama. No, anna andeks, aga mulle ei meeldi metsas jalutada. Aga vahepeal mulle meeldib metsas jalutada. Aga ma ei ole kindel, kas kõik mu probleemid ja närvisüsteem saab maandatud, kui ma metsa lähen jalutama. Vahepeal ma ei vaja metsas jalutamist. Ehk siis, et tegelikult metsas jalutamine on, seal on keskkond, mets. Ehk siis, et esimene koht on keskkond ja vahepeal lihtsalt sa ei pea jalutama, sa lähed lihtsalt, peatad auto kinni ja seisad metsa sees korraks ja juba maandus olemas. Ehk siis, et keskkond on üks, jalutamine on tegevus. Ehk siis, et mis tegevus on, et vahepeal, kui sul metsa ei ole, sa lähed jalutad kaubanduskeskuses, siis võib-olla see jalutamine tegevusena juba annab selle lahenduse sinu jaoks. Kolmandaks on metsas jalutad, kas sa jalutad üksi või kellegiga koos. Ehk siis, et vahepeal ei oma tähtsust, kas sa pead minema metsa ja kas sa pead jalutama, võib-olla lihtsalt piisab kohvikusse õige inimesega vestlusest ja juba on lahendus olemas. Ja 4. komponent, kõige keerulisem siin selle enesetoetamise juures on siis mina pildi lause. Ehk siis, et see on see, mis sust peas käib samal ajal, kui sa kas metsas jalutad, sõbrannaga räägid, kaubanduskeskuses jalutad. Et mis see sisekõne on, mis on need laused, mida sa tegelikult endale räägid. Ja
praegu ma avasin kõik korraga ühe näite põhjal, aga julgelt nüüd võtke konkreetselt enda puhul, võtamegi siis näiteks selle närvisüsteemi peenhäälestuse, et Tiina võibki siia kirjutada, mis on need keskkonnad, kus tema rahuneb, kus ta tunneb ennast turvaliselt. Ehk siis, et esimese puhul, keskkonna puhul on need märksõnad, kirjutage endale üles 3 näiteks märksõna, kus sa tunned ennast turvaliselt, millistes keskkondades. Mina tunnen kodus diivanil ennast väga turvaliselt. Ma panen kohe selle sinna kirja. Et mõtle, et kus sa tunned ennast turvaliselt on nii-öelda sinu nagu koobas või see turvaruum. Ja kui sa oled siis selles kuuluvuse armastuse ruumis, siis mis keskkond lubab, kus sa tunned armastust? Et vaata, see keskkond on ka vastavalt sellele haavale tegelikult märksõnad, et mis keskkonnas sa tunned, et armastust. Minul on saun. Näiteks duši all käimine, et see keskkond ei ole teiste inimestega, üldse see keskkond on oluline. Jah, ma võin seal diivani peal olla üksi või saunas olla ka üksi versus teiste inimestega, see ei oma tähtsust, erista seda keskkonda, et vahepeal meil on võimalik ainult keskkonda vahetada. Ja muideks keskkonna vahetamine on kõige võimsam tööriist üldse. Et me oleme nii mõjutatud keskkonnast lihtsalt, et stressi juhtimisel on eriti oluline märgata, mis on keskkond su ümber. Ja kui ma räägingi siin ettevõtluskeskuse kontekstis, siis turvaline ruum on mulle WC siin. Armastuse ruum on siis, ma lähen suvalise inimese juurde, räägin natukene. Ehk siis, et ma lihtsalt olen ruumis sees, et kui meil siin olid podcastide lindistamised, siis ma olin lihtsalt seal ruumis, ma nii kaifisin seda ruumi, see nagu kuidagi tundsin nii suurt armastust enda sees. Ja nüüd oma tõekohas keskkond, et kus sa kogud inspiratsiooni, et sa saad hästi inspireeritud. Et mis see keskkond on? Mul on tegelikult arvuti taga. Et kuidagi see, et see keskkond ongi nagu see nii-öelda sihuke kontor, kus ma saan keskenduda, võib-olla on parem öelda, et arvuti ei pruugi olla, et mis see keskkond on. Et kontor, kus ma saan mõtelda rahulikult oma asjad lõpuni. Ja võib ka olla näiteks keskkond inspiratsiooni puhul ongi konverentsid. Vot see on minu jaoks konverents, on ka keskkond. Et keskkond ongi see konverentsil olemine, seal mulli sees olemine. Ma saan nii palju inspiratsiooni, iga kõneleja räägib nagu oma maailmas, mul hakkavad kõik tõk käima. Et võid endale märksõnad panna. Nii. Ja te võite ka siia chati mõned keskkonnavalikud panna, et mis on need keskkonnad, mis te kirjutasite sinna. Oleks vahva teada. Nii. Jah, internet rahulik ja. Et vaata rahulikult ise. Nii, näe, Inike selle nädala 5 korda juba on maja in the house. See nädal on nii palju põnevaid inimesi kogu aeg. Vaatab teine linn ja täpselt. Aletiinal on väga nagu ja just see, et keskkonnavahetus ei ole reisimine, see läheb tegevuse alla, vaid see, et sul on teine linn, et sa lähebki mõnda teise linna ja Kopenhaagen on siis Aletiina nii-öelda koht. Nii. Ja siis vahepeal, kui ma räägin ka aja juhtimisest, siis keskkonnavahetus on tegelikult tihti, ei olegi nii, Kopenhaagenisse reisida on päris nagu ajamahukas, aga keskkonnavahetus tihti ei ole nii ajamahukas. Sa vahetadki keskkonna ja juba tegevused muutuvad, juba sa suudad keskenduda, juba sa saad nendele asjadele ligi. Ehk siis, et vastavalt sellele, kas sa vajad närvisüsteemi maandust. Kui ma kontoris ei suuda, aiamaa, väga äge. Kui ma kontoris ei suuda mitte midagi teha, siis ma lähengi koju diivani peale. Sest, et mul on vaja närvisüsteemi maandust, seal ma need samad asjad suudan ära teha. Vahepeal on vastupidi. Ehk siis, et märka teadlikult keskkonda ja kuidas see keskkond, kus sa praegu proovid ennast juhtida selle ajas, neid to-do listi asju teha. Kas see toetab sind või siis see keskkond tegelikult teeb selle
keerulisemaks sinu jaoks selles ajahetkes. Et ja Covid ajal mul oli niisugune ergonoomiline väike laud. Minu oluline töökeskkond on see võimalus, et ma saan iga päev erinevas ruumis tööd teha. Seepärast mul ongi vaja 400 ruutu ja siis mul oli kodus ka Covidi ajal see väike laud, ergonoomiline laud, siis ma sõitsin ratastega, sõitsin iga päev erinevasse kontorisse ja sättisin seal oma pesa, uus perspektiiv, värki-särki. Ehk siis, et ma nautisin, et ma saan keskkonda vahetada ka koduseinte vahel Covidi ajal, isegi kui ma pidin hommikust õhtuni koolitama Zoomis. Et see keskkond on oluline. Nii, võtame järgmise, võtame inimesed. Ja täpselt samamoodi te saategi aru, et sellised universaalsed lahendused, et mine jaluta sõbrannaga, ei tööta. Sul on vaja teada, mis on see, mis on tegelikult alateadlikult see, mis praegu saboteerib sind ja inimesed. Ehk siis, et inimesed on siis keskkonnast järgmine selline mõjutaja, oluline mõjutaja. Ja kui me räägime ellujäämisest, närvisüsteemi maandusest, siis pane siia, sa võid panna nimed. Teil võib-olla on nimed teema. Siis, kui mul on nagu kõik pekkis, siis ma tean, et ma helistan sellele inimesele ja palun tal maha rahustada ennast. Või siis nii edasi, on ju. Ehk siis, et võid panna inimeste nimed, aga võid ka panna iseloomuomadused. Milline sa tahad, et see inimene oleks, kes pakub su närvisüsteemile maandust, sa koheselt tunned turvaliselt. Mul on ilmselgelt see oma mees, et ma tean, et ma saan talle minna ütelda, et võta mind kaissu. Võta mind kaissu, sellepärast, et maailm tundub nii nõme praegu. Kõik on nii nõme. Ma ei taha mitte midagi kellegiga tegeleda. Ehk siis, et tema on see inimene. Et kui kõik on liiga palju, siis ma arutan. Ja teine minu inimene on 8-aastane poeg. Ja seal tuleb ka see human design mängu, ehk siis, et siin on ülioluline, minul on see teadlikkus human designi poole pealt, et ma tean, et tema lõdvestab minu keha nii ära, et ma lähengi sellest rongist maha. Mul on nii mõnus tema kaisus olla, ta on hästi tugev kohalolumeister. Ja kui ma vaatan korra talt silmadesse, siis mul läheb meelest ära kõik muu asi. Ma lihtsalt olen seal diivani peal ja kuulan, kuidas ta itsitab, tal on mingi huvitav komme itsitada. Käib niimoodi vahepeal lampi asjade pärast, et ma saan kontakti koheselt selle lihtsa eluga, mida mu närvisüsteem vajab. Et pange ka sinna nimed. Nähtavuse ja armastuse haavas on ka see hoitus natukene teistmoodi, et sa nagu tunned seda armastust ja tunnet, et jah, mehe ja 8-aastasega ma tunnen ka seda, aga see sõnum, millega ma lähen sinna sisse, nende kaisu on erinev, on ju. Et millised inimesed ja mis sa tahaksid, et millist tuge nad pakuksid sulle, et sa võid ka kirjutada seda poolt siia. Mõtlen armastuse ja kuuluvuse poole pealt. Milliste inimestega, siis ongi nagu pigem jah, ma isegi ütleks, et koostööpartnerid, et ma saan aru nendega vesteldes, et ma mõtlen õigesti. Ehk siis, et näiteks siin ka, et kui Grete räägib ühte asja, siis kui ma valin selle tööriista, siis ma saan aru, et me täiendame üksteist, et ma kuulun Gretega koostöösse. Et see on see koostöö poole pealt ka hästi tugev. Ja oma tõe haavas inspiratsiooni kogumine, siis need on need inimesed, kelle juures sa tuled ära, oled üli inspireeritud. Kõik on nii äge. Teeme seda. Ehk siis, et seal võib ka olla kindlad inimesed või siis koostööpartnerid, kellega sa tead, et okei, need asjad saame, et see nagu ideede kogumine ja see, et mitte, et koostöö on hea, vaid lausa, et see on nagu, see on unikaalne, see on maagiline, see on unikaalne, sa tunned, et kõik on nagu õige. Ja võid ka panna iseloomuomadused sinna. Et see on niisugune personaalne osa. Nii, liigume tegevustesse. Tegevus on ka, et kui sul inimest kohe ei ole võtta, siis tegevus on ka hea keskkonnale teine nagu lihtsasti kättesaadav viis. Ja närvisüsteemi maanduses see tegevus peabki olema vastavuses sinu olemusega. Minu jaoks on jälle human design seal võti.
mina pean liikuma, minu sakraal peab liikuma, kuna ma olen sakraalne tüüp. Minu sakraal peab liikuma. Vahepeal ma unustan ära, et diivani peal on nii hea olla ja vahepeal ma luban ka seda närvisüsteemi maandusse. Aga pigem närvisüsteemi maandus mul tuleb paremini liikudes. Lähen jalutama, teen midagi liikudes trennis, siis ma saan aru, et okei, ma olen tegelikult kõikvõimas, tulen oma eluga iseseisvalt toime. Et mis on see tegevus, mis pakub sulle automaatselt seda tunnet, et okei, ma tegelikult saan elamisega hakkama. Et see ei olegi nii hull nagu, et ma ei sure maha kohe nii siin ja praegu ja maailm ei lõppegi otsa siin ja praegu. Et mis need tegevused on? Mõnel on raamatu lugemine, massaaž, mida iganes. Ja vaata, see närvisüsteemi maandus ja armastus ja kuuluvuse erisus on peen. Ehk siis, et vaata siin poolel, et kumb tegelikult pakub sulle turvalist ruumi, et sa tunned, et kõik on ümber turvaline. Kui see massöör ikkagi, sa ei saa lõdvestuda, sest sa ei tea, sulle ei meeldi või kuidagi sa pead mingit kontrolli omama, siis võib-olla ei ole see tegevus. Aga mul on küll armastushoituse ruum, ongi kõik siuksed massöörid, näohooldused, kõik asjad, need sobivad mulle armastuse ruumi. Et siis ma nagu kuidagi tunnen, et ma hoolitsen iseenda eest, et mul tekib see tegevus, tuleb selle teadmisega, et ma hoolitsen iseenda eest, et teine keegi hoolitseb ka minu eest. Et seal on pigem selline lõõgastav ja lõdvestav tegevus. Närvisüsteem saab mul aktiivselt maandatud. Ja oma tõe omas tegevusete poole pealt jälle, et kus sa tunned, et siin võibki olla see raamatu lugemine, mõnel on looduses jalutamine, et see perspektiiv, vaade, Exceli tegemine, Canvas visualiseerimine. Ma olen järjest rohkem kohtanud inimesi, kellele meeldib hoopis Canvas häkkida hommikust õhtuni. Ehk siis, et sättida neid asju ja möllata seal ja tekste kirjutada, päevikut pidada, mida iganes. Et mis need tegevused on, mis täidavad sind inspiratsiooniga. Et võite neid tegevusi jagada ka siia. No, mis te teete siis, kui teil on vaja närvisüsteemi tunda ennast turvaliselt, mis te teete siis, kui te soovite kogeda armastust ja mis te teete siis, kui te tahate inspiratsiooni kogeda? Nii, on aega natuke kirjutada teile ka. Kõhkudega koos olemine, mängimine. Lastega ma eeldan on tõhud. Tuhkrud, okei. See nagu esimesel korral oli Euroopa Komisjon ehk veinikoolitus. Ehk see on enam-vähem sama. Tuhkrutega koos, jaa. Et see on see ja kassid ja loomad ja nendega mängimine on ka teema, on ju. Ehk siis, et inimesed võib ka olla nagu loomadega laiendada. Ehk siis, et Diana puhul on siis tuhkrud. Nii. Kellel veel, mis tegevused on? No, tegevused ei tule nii lihtsalt. Käsitöö söögi tegemine, jah. Nii. Ja kõige trikim ehk siis siuke muusika ja funktsioonidega samas ja podcast. Ehk siis kõige siuke põnevam on see mõinapildi lause. Ehk siis, et see on see, mille järelduseni sa ennast nagu ise juhid
ehk siis see täiskasvanu sinust nagu ütleb sellele sisemisele lapsele, kes tunneb, et seda kõike on liiga palju, tunneb, et ta on üksi ja teda ei märgata, tunned, et sul on maailmale midagi tegelikult pakkuda, et siis maailmal ei ole mitte midagi pakkuda, ehk siis see täiskasvanu sinus ütleb sellele sisemisele lapsele, aga tegelikult on kõik hästi. tegelikult need asjad on hästi. Et mina-pildi lause ei ole see, et keegi teine ütleb sulle, mina-pilt tuleb sinu täiskasvanu sees, sinu sisemisele lapsele teadmisena. Kas ta on lausena, noh, mõned ütlevad, et see on nagu mantra või afirmatsioon, kinnitus. Aga jälle täpselt samamoodi, et kui me võtame universaalselt, siis see universaalselt ei tööta. Et kui Aleftina ei tea, mida ta tahab üldse teha ja siis öeldakse, et kõik on hästi, siis turvaline, sa oled hoitud ja sul on turvaline olla. Siis see tegelikult ei aita. Sellepärast, et ta ju ei koge, et tal on maailmal midagi pakkuda. Siis ta jääbki oma mugavustsooni. Ehk siis, et see aitab tegelikult sind ka liigutada edasi, et leida need lahendused, mis tegelikult viivad sind edasi, mitte ei hoia mugavustsoonis. Et täpselt samamoodi aja juhtimise kontekstis, siis sa hakkadki valima neid tegevusi, et noh, näiteks Aleftina puhul on see, ma olen valmis avama uue leveli näiteks. Kui ma oleks Aleftina, ma võtaks selle. Ja siis tal tuleb koheselt see tahtmine taha minna Kopenhaagenisse inspiratsiooni pakkuda. Et kui ta ütleb selle, et oh, kõik on hästi, ma olen hoitud, mul on ju kõik elus hästi, siis tal ei ole mitte mingit tahtmist seal mugavustsoonist välja liikuda. Lihtsalt kõik on ju hästi ja ma ei peagi rohkem pingutama. Aga kui inimene, kellel tegelikult kõik on nii uus ja talle öelda, et võta veel üks uus asi juurde ja mine Kopenhaagenisse, siis see on jälle vale ninapildi lause või vale tegevus. Temal on vaja täpselt luua kõik need muud stiimulid maha võtta, et ta tunneks ennast turvaliselt ja saab hakata juhtima seda kaost, mida ta tunneb praegu, et seda on kõike liiga palju, mitte ta ei põgene selle kaose eest. Et see on nagu minu jaoks hästi oluline, et mõista, mis haav või mis vajadus praegu karjub sinu sees. See on see sisemine laps, mis karjub sinu sees. Ja kuidas sina toetad seda läbi keskkonna, inimeste tegevuste ja minapildi, ehk siis, et kuppel annab või üldse terve keha annab teada sellele sisemisele lapsele. Kuule, nüüd on asjad nii. Et siis see aja juhtimine muutub lihtsamaks ja ta viib kiiremini edasi. Ja nüüd te võitegi kirjutada selle lause mulle chati, mina-pilt ja see viimane lahter on seotud. Te võite pärast ka neid disainida lauseid, see on nagu see uue identiteedi helitusnimi, siis see mina-pildi lause on ka sihuke personaalne, et mida sa saad endale kinnituseks ütelda. Aga sa võidki kirjutada oma haavast lähtuvalt, et mida ma teen, kui tunnen, et kõik on liiga palju. Et Tiina saab vastata sellele küsimusele chati. Aneta saab vastata, et mida ma teen, kui tunnen, et ma olen üksi ja mind ei märgata. Ja Aleftina näiteks saab vastata, mida ma teen, kui tunnen, et mul ei ole maailmale midagi pakkuda. Pane need kõik 4 komponenti sisse. Keskkond, inimesed, tegevused ja võib-olla kõige olulisem proovi sõnastada see, et täpselt nagu Aneta sõnastas minapildi lause, et ma olen hoitud ja armastatud. Minapildi lause ei vaja väljast, et keegi Anetale ütleks. Ma võin Anetale öelda 100 korda seda. Iga hommiku võin talle helistada. Ta võib notificationiga panna endale. Et siin ei ole tegelikult vaja seda, et kedagi teist, et see ütleb, et sa pead ise jõudma selleni. Et sa oled valmis seda nägema selliselt. Olen avatud muutusteks, olen valmis avama uue taseme loomiseks. Jah, kõik coach'id ja mentorid on jube head inimesed.
me teame Gretega ja siin on nii mõnigi veel, kes teab seda, aga samas see treenib teid väljast otsima kinnitust. Ehk siis, et enamus coach'id ja mentorid teavad, et kui lihtne on kliendil jääda sõltuvussuhtesse. Et ta tunnebki, et ta ei suuda ühtegi juhtimisotsust ilma kelle teiseta välise kinnituseta teha. Ehk siis, et sihuke autoriteet ja väike laps saavad kokku. Ja siis see minapilt ja üldse see skeem tegelikult õpetabki sind nägema, et sa oled ise toimiv mehhanism. Sa oled täiskasvanud, praegu siin kuulavad naine. Kõik on naised, siis sa oled täiskasvanud naine, kelle sisemine laps vahepeal vajab tähelepanu ja hoidmist. Et see on minu jaoks olnud nagu elu muutev häkk, kui ma sain aru, et ma ei peagi pöörduma oma mehe, laste ega oma ema-isa poole ja ütelda, et miks nad ei oska mind hoida, miks te ei oska mind armastada sellisena, nagu ma olen, miks te ei näe seda kõike, mida ma teen, kui eriline ma olen. Jah, neid küsimusi küsida, ma saan aru, et see täiskasvanu nüüdseks 42-aastane naine tegelikult ei pea küsima kellelgi teiselt neid küsimusi. Ma pean iseendal sees vastama ise nendele küsimustele. Ja see sisemine laps rahuneb maha, et tavaliselt hakkab lärmama ehk jonnima nagu väike plika seal sees, siis kui tal üks nendest 3 vajadustest on harjub. Ta ei tunne, ta tunnebki reaalselt, et tal seda kõike on liiga palju, ta tunneb ennast üksi ja ta tunneb, et ta ei ole maailmas oluline. Siis tulevad mingid enesetapamõtted ja nii edasi. Et sul on võimalik endale luua selline kookon, mille sees sa poputad seda sisemist last. Et kahjuks ükskõik kui hea partner sul on, ükskõik kui toredad lapsevanemad on või lapsed, nad ikkagi ei oska sind armastada nii, nagu sina vajad, nad ei oska sind hoida siis, kui sul on raske. Nad ei oska sulle ütelda neid õigeid sõnu siis, kui sa vajad. Ükski mentor ja coach ka, ükskõik palju ta koolitusi on läbinud, seda ei oska. Ainukene, kes oskab neid asju teha, oled sina ise. Et see on nagu sihuke ülioluline. Ja kui me liigume nüüd tagasi selle koostöö ja aja juhtimise juurde, siis see koostöö minu jaoks ei tähenda võib-olla nii väliste inimeste nagu sõltuvussuhetesse paigutamist, vaid koostöö iseenda sisemise lapse ja selle täiskasvanud ettevõtjaga, kes sa tegelikult tänaseks oled. Et kuidas täiskasvanud ettevõtja teeb oma finantsid korda, tegeleb turunduse, müügi, äri arendamisega. See on täiskasvanute mäng, seal lastel ei ole ruumi tegutseda. Aga ma näen ettevõtluses väga palju neid väikseid lapsi. Et kui on vaja turunduspostitust teha, siis see väike laps ütleb, et ma ei oska. Ma ei saa. Kui on vaja finantsid korda ja rahaasjad korda seada, siis see väike ütleb, raha aktiveerub alati selle esimese haava peale. Et rahamured on sul ellujäämise toimetuleku haavas, turunduse ja müügiteemad on armastuses ja kui sa tahad oma ettevõtet arendada, siis see on oma tõe haavas. Et meil nagu süsteemid, ettevõtte struktuurid on ka ilusti nagu laiendatavad siia alla. Et tavaliselt need sisemised lapsed ikkagi nagu täiskasvanute kehas möllavad korralikult. Ja nii kui inimene valib ennast toetada ise, siis ta teab täpselt, kuidas need rahaasjad korda ajada ja täpselt, millist turunduse postitust ja kus ta teeb. Sest see teadmine on teada. Et ta teab täpselt kõike, kas ta teeb Instagrami konto, kas ta teeb kodulehe ja nii edasi. Ehk siis tekib sul see selgus ka, mis tegevusi üldse oma kalendrisse toppida. Mitte neid väikese lapse tähelepanu pahvakuid, et lepime kõikide inimestega kokku kõik koosolekud ja siis ütleme kõigile, et ma ei oska mitte midagi teha, tehtagu minu eest ära. Et see ei ole koostöö ja delegeerimine. Et ükski koostööpartner ei suuda seda rolli täita. Vot selline tuli täna hoopis koostöö koht ja minu jaoks ka uus avastus, et koostöö tähendab tegelikult enda täiskasvanu ja sisemise lapse koostööd. Et see on hoopis teema. Ja vahepeal meil on nii lihtne neid täiskasvanuid otsida väljast koostööpartnerite seast. Nii järjest tuleb.
mul on valgus ja julgus. Väga ilus, võimas. Mul on valgus ja julgus, see on väga võimas. Ehk siis, et ja eriti tore, nagu te olete aru saanud, siin 3. päev käib meil, need peavad jõnksatama teil kehast läbi, siis on nagu tõde teie jaoks. Et jah, loomulikult, kuna ma olen teadlikult treeninud iseennast, siis ma mingeid võnksatusi tunnen ise ka, mida teie tunnete. Ehk siis, aga et see peab eelkõige olema jõnksatus kehast läbi, jutt läbi teie poolt. Et see omadehava mantra on väga ilus sul siin on. Et mõjus. Nii, aga nüüd vaikselt hakkame lõpetama. Mis on see üks asi, mida sa tänasest siit kaasa võtad? Et mis oli see oluline taipamine või kild, mis sulle tundus, selle järgi ma nüüd tulingi. See ongi see, mida ma tahtsin enda jaoks aru saada. Lappesse. Ta vastas, et suuremal pildile keskendumine, teadlik iseenda maandamine. Et kui ma annan selle perspektiivi, siis inimestele tunduvad olulisemad need kalendrisse paigutatud enesehoolitsuse tegevused. Et ma tegelikult ise olen toppinud aastaid kalendrisse igasuguseid jalutuskäike, igasuguseid trenne ja siis avastanud, et ei, ma ei tea. Ehk siis, et see perspektiiv ja andmine siin, et siin ei ole küsimus prioriteetides, iseenda väärtustamises, siin on küsimus iseenda teadlikkus juhtimises tegelikult. Ja aeg on lihtsalt see nagu ajaraam, milles me saame seda kõige paremini mõõdistada enda jaoks. Et ja nii, enda minapildi lause on järgmine. Diana ütles, et see on nagu see, mida ta kasutage neid minapildi lauseid. Ja mul on tegelikult endal vannitoas on peegli peal, ongi siis 3 kuu lõikes sellised olulisemad asjad ära märgitud. Ehk siis, et jaanuarist märtsini oli siis teadlik tegutsemine minu fookuseks. See võtabki ka selle, et haavade kontekstis, et mul on kogu aeg teadlik, et mis ma teen ja mida ma ei tee ja miks ma midagi teen ja mis on oluline ja mitte. Nüüd aprillist algas rõõmus raha. Ehk siis, et rõõmus raha, mis tähendabki seda, et kõik need struktuurid ja süsteemid on loodud selleks, et raha tuleb rõõmuga lihtsamalt. Et sihuke level up on tekitatud ja järgmised seal aprill, mai, juuni, juuli, august, september on naudingud ja aasta lõpp on vabadus. Ehk siis, et mis on need väärtustest tulenevalt, aga samamoodi need on nagu mõnes mõttes minapildi laused, mis minu jaoks on olulised väärtustest teisendatud. Ja siis minapildi laused võiksid olla kogu aeg sul nina ees, eriti nendel õrnatel hetkedel, kui sa oled väsinud või siis konfliktid on ümberringi, kõike tundub liiga palju, siis sa tead, kus need on. Täpselt samamoodi see iseenda juhtimise spikker, mis me täna siis selle töölehega saame endale seina peale panna. Et kui see väike laps ikkagi jonnib korralikult sees, siis sa lähed vaatad seda spikrit ja tuleb äkki idee, et suva, ma nüüd lähen jalutan. Sest see tundub kõige olulisem üldse, olenevalt sellest, mis mu kalendris on. Et jah, ja ma arvan, et Gretega kindlasti nõustub, et hea ajajuhtija ei ole inimene, kes kõik oma kalendris olevad asjad ära teeb, vaid teadlik sellest, mida tegelikult järgmisena vajab ja mis on oluline talle ära teha. Või isegi siis, kui see tähendab, et ta päevakava läheb üperkulti.
et tal on julgus oma päevakava ise juhtida. Ja täpselt samamoodi, et ütleme nii, et keegi meile kiituskirja ei väljasta selle eest, et me oleme tublisti oma kalendrisse märgitud asju ja to-do-list ära teinud, et see on ikkagi meie enda jaoks oluline struktuur ja süsteem. Ja, aga näeme homme on viimane kord, on ju, Greteke. Nii et siis me näeme homme. Ja salvestus tuleb keskkonda varsti ülesse, siis kui ma natukene näpin teda. Mina lähen näohooldusesse, nii et minu päeva lõpetab näohooldustena. Nii et ja muideks naised, kes siin kuulavad, üks võimalik ajajuhtimissüsteem on teie menstratsioonitsükkel. Nii et minul kõik näohooldused asjad on menstratsioonitsükli järgi paika pandud. Ma ei pea panema kalendrisse järgmist aega, kuna ma lähen näohooldusse või depilatsiooni või massaaži. Minu menstratsioonitsükkel ütleb ära, kuna mul seda vaja on ja ma planeerin selle lihtsalt, kirjutan kosmeetikale. Et see on ka üks põnev maailm minna. Ja, aga tšau, paka ja näeme homme. Tšau.